Tere, mina olen Sete ja ma olen õpilasesinduse asepresident ja viin täna läbi teie peaministrite debatti. Alguses paluksin, et kõikide erakondade peaministrid tutvustaksid erakonda ja nende põhimõtteid ja alustaksime siis 6. Leinu Sotsiaaldemokraatlikust parteist. Tere, mina olen 6. Leinu Sotsiaaldemokraatide erakonna minister ning räägiksin siis natukene meie erakonnas. Meil on 6 ministrit, 3 on nendest tüdrukud ja 3 on poisid, et oleks sooline võrdsus ning meil on 10 lubadust. Oma lubaduste valimisel me mõtlesime sellele, et mis oleksid kergesti täidesaatvad ning pingutasime rohkem, et välja mõelda selliseid ideid, mida varem pole lubatud. Meie erakonnal on ka maskott, selleks on hunt, keda võib-olla saate homme ka koolis ringi liikumas näha. Miks just hunt, siis hunt iseloomustab vabadust ning hunt on karjaloom, nad tegutsevad karjas täpselt nagu meie klasski. Ning sellega olen Järgmisena erakond Varit Röölis. Mina olen siis meie erakonna peaministrikandidaat Annabel. Meie erakond koosneb siis 4 ministrist, millest 2 tüdrukut ja 2 on poissi. Oma lubadused panime me kokku siis kogu klassiga, mis meile nagu kooli juures ei sobi või mida me mõtlesime võiks parandada. Ja me mõtlesime need välja siis nagu ühiselt ja kuna mu väike vend käib ka 7. klassis, siis ma küsisin ka tema, mis tema tahaks parandada. Ja meie lubadustest tuli siis selline, et me mõtlesime, et toome siis saiakesed nagu kooli tagasi, sest ta rääkis, et tema klassis on väga palju lapsi, kes ostavad nagu seda. Ja siis see on üks meie peamisi lubadusi, mida me sooviksime nagu täide viia. Ja jah, sellega on kõik. Ja viimasena palun Variku inimlik reformatiivne erakond. Tere, mina olen Annette Jürgens ning mina olen Vire ehk Variku inimliku reformatiivse erakonna peaministrikandidaat. Meie erakond on siis võib-olla sooliselt kõige ebavõrdsem, kuna seda hakati siin välja tooma. Meil on siis 4 naisministrikandidaati ning 1 meesministrikandidaat, kuid see ei tule kuidagi sellest, et me arvaksime, et naised on poliitikas edukamad kui mehed, vaid pigem, kuna me lähenesime asjale võimalikult inimlikult, siis otsustasime, et kõik need, kes soovisid või avaldasid soovi ministrikandidaadiks saada, siis neile selle võimaluse andsime ning see ka juhtus. Meie erakond, nagu ka meie tunnusausu ütleb, soovib astuda kindlal sammul inimlike reformide poole. Meie lubadused on valitud siis selle järgi, kui lihtne oleks meil neid ka päriselt selle poole aasta jooksul, mis meil veel tegelikult on jäänud kooli lõpuni, ka ellu viia. Oleme väga kindlad, et need lubadused saavad teoks, kui me osutume valituks ning peaministrikandidaadina vastutan just mina selle eest, et need siis teoks saaksid. Aitäh! Nüüd on siis järgmine osa. Ma esitan küsimuse ja kõik vastavad siis samale küsimusele samas järjekorras. Ja vastamiseks on kõigil aega 1 minut. Ja esimene küsimus on selline, et miks valisite just sellise nime? Miks sellise nime? Kuna me arvasime, et tegelikult võiks olla midagi naljakat ning üks meie klassikaaslane tuli ühe klassiõpetaja tuli meie juurde ja et tal tuli selline huvitav idee. Nüüd me mõtlesime, et see on selline humoorikas ja et kuna Eesti nime ideed veel ei olnud, siis rääkisime meie ühiskonnaõpetaja Katrin Plassiniga läbi ning see nimi niimoodi teoks sai. Aitäh!
aga me läksime, esitasime selle Katrin Klaasenile ja ta ütles, et meie nimi sarnanes liiga ühe teise erakonnaga. Ja siis me mõtlesime, et meie klassil on nagu nii, et klassireisida, kui me tagasi tuleme, me laseme nagu Muumi seda laulu ja siis sellest tuligi meie nimi, Mari Trollid. Me paneme nagu 2 asja kokku. Okei, aitäh. Ja Vire siis Pariku meie nimes tähendab seda, et me käime Pariku koolis, esindame seda kooli. Inimlik seetõttu, et me üritame läheneda kõigele võimalikult teostatavalt ning inimlikult. Reformatiivne, sest me soovime koolis läbi viia mõned muutused ning erakond, sest me oleme erakond. Ütleme niimoodi, et meie erakonna nimi tuli päris pika arutelu teel, kus tuli väga palju erinevaid pakkumisi, mis meie erakonna nimi võiks olla, kuid lõpuks läbi pika arutelu jäime siis Vire juurde. Aitäh. Järgmine küsimus oleks siis selline, et mis on teie erakonna arvates kõige olulisem asi, mida koolis muutma peab? Olulisem või? Tegelikult on palju asju, mis võiks olla natuke teisiti, aga võib-olla, mis võib-olla kooliga just seotud kõige rohkem oli see järelevastamise klassi muutus. Meie jaoks oleks siis äkki see, et ka nagu teil, aga me muudaksime järelevastamise 2 päevale. Et näiteks kui praegu on kolmapäeval, siis me paneksime näiteks esmaspäevale, siis kuna esmaspäevad ei tohiks tegelikult kontrollisid teha, kui just ei ole nagu seda tundi ainult esmaspäeval ja reedel, siis me saaksime nagu pühapäeval rohkem õppida. Selle kontrolltöö jaoks, kui me teeksime, läheks järele vastama. Aitäh. Ja võiks ju tegelikult öelda, et kõik meie lubadused on omaette tähtsad, kuid tooksin välja meie koolikella tagasitoomise, sest koolikell läbi aastakümnete on olnud selline lahutamatu osa koolist ning tegutseb siis kell ka kui tegelikult ju koolipere ühendaja. Kui kell käib, siis kõik teavad, et on vaja tundi minna, ning kui kell uuesti käib, siis kõik teavad, et tund on läbi saanud. Aitäh. Kolmas küsimus ongi seotud selle viimase vastusega, et teil kõigil oli oma valimislubadustes kirjas, et toote tagasi koolikella. Mida selle all silmas peate ja täpsustage, et mis moodi seda tagasi tooksite? Meie jaoks tähendab koolikell kindlasti seda tirinat, võib olla ka meloodia ning mis just me tahaksime seda on see, et tihtipeale me oleme isendamisest näinud, et koolikella puudumine tekitab õpilaste ja õpetajate vahel konflikti, sest õpilased ütlevad, et tund tegelikult kas on juba läbi või pole veel alanud, et õpetaja tahab alustada, aga sellisel juhul me arvame, et mõningad konfliktid jääksid ära, kui oleks koolikell ning see siis ütleb kõigile, kas tund on alanud või tund on lõppenud. Aitäh. Me tahaksime tuua siis ilusa meloodiaga koolikella, kuna meil on väga palju juhtunud seda, et näiteks meie inglise keeles, et õpetaja ei tea, kuna tundi alustada või siis kuna lõpetada. Ja sellest on tulnud ka väga palju nagu mainitud konflikte, näiteks meie matemaatikatunnis. Ja me mõtlesime, et kui see oleks olemas, siis õpilased teaksid täpselt, kuna tund algab, siis kui õpetajatel on ka nii, et näiteks nad räägivad kellegiga ja nad kuulevad koolikella, siis nad teavad, et nad peaksid tundi minema. Aga vahepeal jäävad nagu lihtsalt jutustama edasi teiste õpetajatega. Pean samuti nõustuma konfliktide koha pealt ka eelmise kandidaadiga. Jällegi pean mainima, et tegu oleks ka koolipere ühendajaga, kuid lisaks siis nendele konfliktidele on tegelikult ka, nii saaks siis hoida koolipäeva võimalikult graafikus, et ei oleks vaja mõnda tundi näiteks 40 minutit läbi viia seetõttu, et näiteks toimus siis mingisugune kellade erinevuse tõttu, sest olgem ausad, mitte ükski kell maailmas ei ole sünkroonis kõigi teiste kelladega. Valikukooli kellad on? Siin pean silmas just õpilaste kellasid. Ning kuna õpilastel telefonidel, käekelladel kõigil võib olla mingisugust erinevustega aeg, siis oleks üks ühtne märguanne ju kõigile kõige paremini mõistetav. Aitäh. Sellega on
Annaks sõna 6. Leemu Sotsiaaldemokraatlikule parteile. Tuletan meelde, et vastamiseks on 1 minut, nii et küsige kiiresti. Vastamiseks ja selles mõttes, et nagu küsimus võiks tulla vahest. Teil oli plakatil siis kirjas, et järelvastumine... Öelge ka, et kelle. Valimröötel. Ta oli kirjaviga, see oli teisele päevale oli kirjas, mitte 2 ja punkt nagu teisele päevale. Mis siis tähendab, et tahad seda teisi päevale või tahad siis käsitleda ei kolmapäevale? Ütleme nii, et selle kontrollis üle nagu meie kommunikatsioonijuht Triin ja mina näin ausalt öelda seda plakatit ennem, kui see oli välja prinditud ja rohkem just kommenteerida. Küsimus valitrollidele. Postitasid oma plakatit? Üks küsimus korraga. Jah, valdus. Järgmisena võib küsida valitrollid. Ma küsin siis 6. erakonnale, et teie lubatus, et oli õppivaks esinduse ruumi broneerimistabel on 5 broneerimistabel. Broneerimistabel siis tähendab seda, et me loome tabeli, kus on olemas esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede ning kellaaegade juurde saad sa ise kindla kellaaja panna. Näiteks, et kui sa soovid teha mõne koosoleku, siis üldjuhul on see ruum siis vaba, sest näiteks tihtipeale klassid on kinni ja lukus, ning sa saaksid seda kasutada ruumi. Sa paned oma nime sinna kirja, sellest kellaajast selle kellaaja mina soovin seda kasutada ning näiteks siis, kui keegi teine on seal ees, siis sa ütled, et vabandust, et ma olen selle ruumi broneerinud, et mul on õigus seda kasutada, et vältida siis seda, et see ruum on kinni ja keegi teine samal ajal seal sees. Aitäh! Ja valiku inimlik reformatiivne erakond. Jälle küsimus valitrollidele. Kuidas te kavatsete tuua vahel 3. kooliaastana varasemaks? Kas see tähendab siis seda, et väikselt tahab sööma veel 8 hommikul? Ei, me ei mõtle seda sellega, me mõtleme seda selles mõttes, et me arutaksime seda koolijuhtkonnaga läbi, sest näiteks meil on nii, et meil on kolmapäevast reedeni 6 tundi, me läheme peale 5. tundi sööma ja kas on siis nii, et me läheme peale 5. tundi sööma ja kui meil kool läbi saab, lähme koju uuesti sööma. Ja nagu selles mõttes. Me liigutaksime nagu enda oma natuke varasemaks, sest muidu oli nii, et kui meie käisime algklassides, meil oli peale 2 tundi ja kuna väiksematel on ka vähem tundi kui meil, nagu kui mõelda nii, siis meie oleme 9, nemad on näiteks 1. kuni 4. või 1. kuni 3, siis neil võiks olla näiteks natuke varasem kui meil. Aitäh ja küsimus järg on jälle 6. Leemu Sotsiaaldemokraatlikul parteil. Küsimus siis valitrollidele, et postitasid oma plakatid umbes iga 3 meetri tagant. Kas kardate, et muidu oleksid jäänud märkamatuks? Ei, lihtsalt ma arvan, see on meie igaühe vaba valik, kuidas me plakatit panema ja ma arvan, et teised oleks võinud ise samamoodi panna ja ma arvan, et sellest ei ole eriti probleeme. Aitäh ja valitrollid. Küsimus siis Virele, et teil on plakati kirjas prolektide korras olnud seal all musta lukustamine, et mida see tähendab? Oleme näinud ning kuulnud mõlemat pidi siis, kuidas on tekkinud probleeme just algklasside õpilastega, kes kipuvad kas siis unustama või äkki ei julge tualetuste lukkusi siis lukustada samal ajal, kui nad on tualetis. Vahel on tegelikult tekkinud ka selliseid olukordi, kus uks ei ole isegi mitte kinni pandud, vaid sealt on näha, et WC on okupeeritud, olgugi, et ust ei ole isegi mitte kinni pandud. Sooviksime seda siis võimalikult palju edaspidi vältida. Aitäh ja valiku inimlik reformatiivne erakond on. Nüüd on küsimus 6. strateegia. Kui te lasete vahetundida koolis muusikat, siis see tõstab väga palju nagu müra koolis ja võib tekitada rohkem probleeme. Kuidas te nende vastu kavatsete teha? Kindlasti ei pane me sellist ütleme mürarikast muusikat või paneksime rohkem ilmselt instrumentaal
nutikad ja piisavalt vaikselt, et see ei hakkaks veel õpilaste käima. Et ma arvan, et see ei tekita probleeme, kui see käib vaikselt. Aitäh. Ja nüüd taas kuuendal eelnõu Sotsiaaldemokraatlikul partei. Küsimus siis variprollidele. Kas teil on küsimusi teistele erakondadele ka? Küsige vahepeal teistelt ka, palun. Küsimus siis Virele. Et lubasite teha müravaba ala koolis, kuhu te selle siis plaanite tekitada? Isiklikult tekkis mõte tekitada see 4. korrusele, praegusel hetkel siis paremasse liiva, sest seal tundub olevat kõige vähem algklasse, kes tavaliselt on selle müra tekitajad, näiteks siis oma väga suure energia poolest, mida neil kindlasti on vaja peale 45-minutilist istumist kusagil välja lasta, kuid usume, et arvestades absoluutselt kõigi õpilaste võib-olla sellist ka vaimse pinge tõusmist kooli ajal, võiks olla mingisugune selline vaikne koht koolis, kuhu nad saaksid minna, et siis lihtsalt mürast puhata, vajadusel õppida, teha mõni telefonikõne või midagi muud sellist. Selge, aitäh. Ja variprollid? Uuele eelnõu sotsiaalsõnumite erakonnale jällegi, et teil on lubadus, et toote vaike tagasi, aga minu teada oleks pensionile, et kas see on natukene tema, kuidas te tahate ta tagasi tuua ja kas te peaks natuke arvestama ka tema nagu soovidega? Kindlasti me arvestame tema soovidega, me ei tõmba teda käest, et sa pead nüüd siia tulema, kindlasti me arutame temaga läbi, kui ta ei soovi, siis see on täiesti normaalne, me austame tema otsust. Antud hetkel me ei ole temaga veel jõudnud rääkida, seega ei tea, kas ta üldse oleks nõus ja kui ta oleks nõus, siis kui kauaks meile siia tulema. Aitäh. Ja Vaiku Inimlik Reformatiivne erakond. Küsimus siis variprollidele, et teie plakati peal on Harri Noorsalu ehitusministri kandidaat, et kas te nagu saaksite lahti seletada, mida see ehitusminister teeb ja mida see tähendab? Jaa, me nagu mõeldasime selle all, et ta vaatab nagu proovisime uue koolimaja, ta vaatab, mis siin nagu valesti võib olla ja ta saab sellest rääkida, näiteks mida võiks parandada, sest et nagu meie klassijuhataja rääkis, on olnud nagu kunsti klassis nii, et üks lamp kukkus alla, õnneks keegi nagu sellega vastu ei saanud, aga ta rääkis meile ja sellest tuligi idee, et me võiks panna ehitusministri. Aitäh. Ja kuuendal eelnõu Sotsiaaldemokraatlik partei. Et siis küsimus Virele. Te olete teha koostööd sööklega paindliku graafikud ja mitte kuvalda fotosid. Kuidas saate seda lubada tagada seda? Mõtlesime, et neid asju oleks võimalik läbi rääkida äkki söökla juhatajaga ümar laua taga ning leida mõlema osapoolele sobiv kompromiss. Aitäh. Variprollid. Küsimus siis Virele, et te tahate teha regulaarselt daamahüvitused, kas need oleks siis nagu võistlused või lihtsalt nagu lõbusad ajaveetmised? Mõtlesime, et näiteks iga kuu või siis mõne kuu tagant, need ei pea alati olema võistlused, alati oleks ka tore tegelikult, kui näiteks mõned huvilised, kes ei ole näiteks omal ajal julgenud inimestelt küsida, et kas nad võiksid näiteks proovida mõnda, kuidas siis üldse selle kendamaga mängida saab või mõnda trikki, kuid sellised kokkusaamised annaksid siis võimaluse sellistele edasijõudnud kendamaga mängijatel õpetada algajatele midagi uut. Aitäh. Ja Vaiku Inimlik Reformatiivne erakond. Küsimus kuuendale edastajatele. Teil on lubatud, et te jagate õpilaste õiguste infovoldikuid, aga mis te ei taha jagada ka õpetajate õiguste infovoldikuid? Me oleme arutanud seda. Kindlasti on õpetajate õiguste infovoldikud ka väga olulised, kuid antud hetkel meil kahjuks ei ole aega
et tegeleda mõlema infovoldiku tegemisega. Seega võtsime praegu hetkel luubi alla õpilaste õiguste lehel, aga kui me võidame valimised, siis kindlasti me mõtleme selle peale, et teha ka õpetajate õiguste infovoldikud. Aitäh ja kuuendal eelnõu Sotsiaaldemokraatlik partei poole. Küsimus varitrollidele, et teil on plakatil Muumitrolli pilt, miks seal ühtegi viidet ei ole, et see teie pilt ei ole või mis sellega on? Sellega on see, et me kasutasime seda selle Vahtra-leht sees, aga see oli meil endal kujundatud, nagu see oli valmis kujundatud enne, kui see nagu sinna plakati peale läks. Ja see ongi nagu meie väljamajandus. Ei, nagu me ise joonistasime nagu selle läbi sinna. Ja teeme küsimus palun varitrollile. Küsimus siis Virale, et teil on lubadustes, et õpilaste avalik tunnustamine, et kuidas sa seda läbi viisid ja mis läbiviimise poole pealt siis tegelikult jookseks kokku meie ühe teise lubadusega, milleks oleks siis juhtkonna ning õpilaste vahelised infominutid või infovahetunnid. Ning miks seda tunnustamist vaja on siis tihtipeale tuleb ette, et küll on kooli esindamisi näiteks olümpiaadidel või mingisugustel konkursitel, mida tunnustatakse väga laialdaselt, kuid tahaplaanile jäävad näiteks õpilaste spordisaavutused või mõned muud väiksemad võistlused ning kui nendest räägitakse, siis see on vaid kooli Facebooki või kodulehel, aga sinna ei pruugi suurem osa inimesi vaatama minna ning arvan, et õpilaste esiletoomine nende enda kaasõpilaste keskel tooks võib-olla natukene rohkem sellist usku endasse kindlasti, kuivõrd ka sellist uhkuse tunnet, et jah, ma tõesti tegin midagi või me tegime, olenevalt siis läbi kooli. Aitäh ja valikuinimene ikka reprezentatiivne erakond. Meie küsimus on siis 6. eelnõu Sotsiaaldemokraatlikule parteile, et kuidas peaks valikuvõimete paljastamine koolile parandama? Kas see pigem ei too kontohaldajale kahju, kui identiteet paljastatakse? Aitäh küsimuse eest. Oleme valikuvõimete omanikuga läbi rääkinud, ta teab sellest lubadusest ning tema on nõus ennast paljastama ning tõepoolest koolielu see kindlasti ei paranda, kuid see jahutab kindlasti osade õpilaste uudishimu, et kes neid teeb. Aitäh! Kuuendal eelnõu Sotsiaaldemokraatlik partei. Küsimus varitrollidele. Teil puudub terviseminister, kas sellepärast julgete või tuua saiakesed koolipuudutisse? Ütleb nii, et meil on selle jaoks heaoluminister ja ei, see ei ole selle põhjus, sest me võime tagasi tuua täistera saiakesed. Heaolu ja tervis pole sama asi. No seda küll, aga nagu me võime seda kasutada selle jaoks. Ta võib olla nagu 2 ministri eest, sest see on nagu heaolu läheb ikkagi, me mõtlesime heaolu selle all, et ta läheb ikkagi saiakestest, tema räägib, sest et on olnud nii, et sa ostad ise saiakesed enda raha eest. Keegi ei sunni sind, igal inimesel on enda raha, mida ta selle eest kasutab. Kool ei käse sul osta neid, kui sa tahad osta saiakest, osta saiakest. Aitäh ja valitsusrollitud. Küsimus siis Virele, miks te enda logoks siis need ilmakamerid valitsusite? Nendega on selline hästi tore lugu, et Vire peaks eesti keeles tähendama ka tuult ning võttes kompassi ette, siis kompass näitab alati õiget suunda. Mõtlesime, et siis ka tuul võiks selle kompassi õige suuna peale näitama lükata ning kompass, kuna kompassil on erinevad harud, siis need kõik esindaksid meie erinevaid arvamusi, kuna kõik need harud saavad keskel kokku, siis see tähistaks ka seda, et meie endi erinevad arvamused võivad lõpuks tulla kokku ja moodustada mingisuguse terviku. Aitäh ja valikuinimlik reformatiivne erakond. Küsimus siis varitrollidele, et mitu kuud teile plakatite postrite tegemiseks siis läks? No ta ei lugenud, aga ma mõtlen, et
huvitav, palju teie omal oleks? Aitäh ja 6. lennu Sotsiaaldemokraatlik partei, palun. Näiteks küsimus varipartidele. Koolipuhvet ei kuulu meie kooli firma alla, vaid sinna on eraldi sellise firma. Kuidas siis tagate selle, et toote saaksid tagasi, kui te ei ole meie koolifirma? Ütleme nii, et me ei taga seda nagu 100%, umbes nagu 99%, sest me kavatseme läbi rääkida koos puhveti juhatajaga, et kas oleks võimalik, kuna oleme kuulnud, et saiakesed kaotati ära, kuna see oli direktori soov, et oleks rohkem tervislik toitumine inimestel või õpilastel. Aitäh ja Marit Rööbel. Küsimus siis Virele, et kui teil on ilusad õpilased abiõpetajatena, kas see on nagu tundide ajal või peale tundide konsultatsioonidena ja kas peavad seda kasutada jääma? See on mõeldud suures osas õpilaste endi huvi pedagoogika vastu tõstmiseks, sest väga paljudele neist jättis selle aasta õpetajate päev väga positiivse emotsiooni ning sooviksime, et meil oleks võimalus ka seda rohkem selliseid üritusi teha ning see oleks kindlasti vabatahtlik üritus, kus kui õpilasel näiteks tuleb tunne, et ta oskab mõnda teemat väga hästi ning seda arvab ka õpetaja, siis oleks võimalik mingites situatsioonides, kui on selline usaldusväärne õpilane, keda julgetakse sellist asja uuesti tegema panna, siis tal oleks võimalus sellist oskust nagu avalikkuse ees esinemine ning mingite teadmiste edasi andmine enda kaasõpilastele, siis sellist asja nagu rohkem arendada ja propageerida. Vaheküsimusena, kas te olete rääkinud läbi ka mõne õpetajaga, kes oleks nõus sellisest asjadega? Jaa, olen küll. Aitäh. Ja palun Marek Vilindik, Reformatiivi Küsimus siis kuue sellest et nimetades ennast kohe ministriteks ja peaministriks ja ka plakatitel on nii ja nagu ka siin juttu alustasite, et peaminister, siis kas te olete nii enesekindlad, et te võidate? Enesekindlus viib sihile, sellega tuleb alustada mu vastust. Ei, kindlasti me pole 100% kindlad, aga plakati disaini põhjustel me andsime need kandidaadi sõnad ära, kuna need lihtsalt ei oleks mahtunud ning arvasime, et saame ka ilma nendeta. See, mis ma ennast praegu siis selleks kandidaadiks ei maininud, et ma unustasin selle sõna ära, palun vabandust. Järgmine kord parandan ennast. Kas see on see ebaoluline? Ei, see ei ole kindlasti ebaoluline. Aitäh. Ja 6. lennu Sotsiaaldemokraatlik partei. Küsimus siis Mari Trollidele, et trollid on Norra rahvusundi üks tähtsamaid tegelasi. Neid sõnab edasi ristuusu poolt kõrvale tõrjutud vanade skandinaavlaste pagandus oma teemonite ja hiidudega. Kristlikus maailmapildis kujutati trolle kurjade vaimudena. Seega, miks on teie erakonna nimeks just varitrollid? Kas on mingi seos nende vahel? Ei, seost ei ole. Seost tuligi sellest, et nagu ma enne mainisin, siis meie klassi reiside lõpus me laulsime kaasa ja lasime Muumitrollide laulu. Sellest tuligi see. Aitäh. Varitrollid. Küsimus siis Vireli, et siin on päriselt kooli veel tagasi, et kui siin teised ütlesid, et nad paneks nagu noodis siis nagu muusikat, et mis muusikat teie paneksite ja kas te tahtsaksite ka õpilaste näiteks valida? Läheksime ka sellise instrumentaalse meloodilise muusika teed, et ütleme niimoodi, et alati ei pruugi olla hea see, kui lastakse kõigil vabalt valida, mis muusikat panna